Nii, läheme nüüd siis lähema vaate juurde kogumiku moodustamisel. Nii, kui te olete siis e-koolikoti sisse loginud ja siin moodustanud nüüd esimese peatüki, siis ma soovitan ka kohe valmis teha teise ja kolmanda peatüki tühjade sahtlitena. Pärast on siis lihtsam. Nagu mainitud sai, te peate ise otsustama, kuidas oma kogumik peatükkideks jagada. Seda te otsustate siis selle sisu järgi, no näiteks antud tõenäosuse teema puhul riiklikust õppekavast need 2 esimest punkti võiksid esimese peatüki moodustada, need teise peatüki ja klassikaline tõenäosus 3. peatüki. Ja täpselt nii ma olengi siis loonud 1.1, 1.2 ja 1.3 3 peatüki. Nüüd lähen esimese peatüki juurde ja hakkan siia lisama oma Drupali õpiobjekte. Me oleme avastanud, et elu on lihtsam, kui te alustate mingi lühikese sissejuhatava lausega, enne kui te panete siia külge oma Drupali õpiobjekti. Noh, kas või näiteks mingisugune suunav tekst, loe hakatuseks teoreetilised materjalid ja seejärel lahenda ülesanded. Nii, ja nüüd lisan olemasoleva materjali. Selle peale e-koolikott kohe filtreerib mulle nende kogumiku märksõnade järgi 35 materjali. Ma võin veel kitsendada, ma võin siit veel otsida, lisada mingisuguseid võtmesõnu, autorit, mille abil siis otsitakse nende 35 seast nüüd konkreetselt teie asju. Nii, ma vaatan, et mul siin millegipärast ei ole vist sisse mahtunud neid. No, oletame, et ma võtan selle 1.1 sündmuse kõigepealt. Nii, et ärge klõpsake sellel materjalil endal, sest muidu lähete te selle materjali sisse vaatama, mis seal on. Muidugi, kui te tahate uurida enne valimist, siis te võite seda teha, sest kui te klõpsate siin, siis te satute materjali sisse ja te ei saa seda sellest sisemisest vaatest lisada. Lisamiseks tuleb minna tagasi sellesse kaanepildi vaatesse ja klõpsata sellel linnukesel, mis siin on. Teoreetiliselt on teil võimalik valida 2 materjali, näiteks 1.6 sündmus ja 1.1.8 oli ka siin kuskil. Ma võin ka 2 tükki korraga valida, aga ma seda ei soovita. Et üldjuhul valige ainult 1 materjal korraga, siis öelge, millisesse peatükki see läheb. Ärge unustage seda valimast. Öelge, et see läheb nüüd esimesse peatükki, ta pannakse alati sinna peatükki järjekorras viimaseks. Nii, kui te olete teinud valiku ja öelnud, mis peatükki ta läheb, siis te saate kinnitada selle, klõpsates sellel linnukesel üleval paremas nurgas. Nii, nüüd ilmus mul see õpiobjekt siia esimesse peatükki ja ma saan lisada siia neid veel, aga soovitav on mitte kohe lisada siia olemasolevat materjali, vaid tekitada selle jaoks alampeatükk ehk siis sisublokk siia peatüki sisse. Ainult siis, kui nad on eraldi sisublokkides, need õpiobjektid, on mul võimalik vahetada nende järjekorda nende noolte abil siin või kustutada neid. Nii et lisame sisubloki ja siia jälle hakatuseks üks lause ette ja nüüd tutvuge järgnevate materjalidega. Nii. Ja võtan olemasoleva materjali ja siia peaks äkki sobima see statistiline tõenäosus, ei, see oli järgmine osa. Nii et ma panen siia selle 1.1.8 sündmus. Nii. Valisin ta välja, lisan peatükki 1.1 sündmus. Klõps ja palun, nüüd mul on siin 2 tükki järjest ja nüüd kui ma tahan, siis ma võin siia minna
veel lisada teksti siia vahele, midagi täiendavat. Ja näete, nüüd muutusid aktiivseks need nooled, ma saan hakata nüüd vahetama nende õpiobjektide järjekorda, kui ma praegu klõpsan seda noolt vasakule, siis nihutatakse see teine õpiobjekt järjekorras esimeseks. Või ma saan ka kustutada nüüd ainult selle ühe õpiobjekti. Nii, ja samamoodi ma siis lisan vajadusel siia veel ülesandeid või materjale ja siis, kui see on valmis, siis lähen järgmise peatüki juurde ja täidan selle samamoodi ära. Nagu nägite, pealkirjadest moodustus mulle siia vasak menüü. Kõik need asjad, mis te siia lisasite, need salvestati ja lõplik salvestamine siis toimub siis, kui te klõpsate siin üleval parempoolsel linnukesel lilla riba peal. Ja siis küsitakse teilt, kas soovid muuta kogumiku avalikuks. Esialgu, kui see kogumik ei ole veel päris valmis, siis ma soovitan väljuda avalikuks tegemata. Näete, päis muutus helesiniseks, sest enam ma ei ole toimetamise režiimis. Ja siis, kui see kogumik on teil valmis, te vaatate seda siin õpilase vaates ja olete sellega rahul, siis võite muuta selle kogumiku nähtavust, klõpsates sellel silmaikoonil siin ja öeldes tee avalikuks. Ja sellest hetkest on ta nähtav siis ka teistele. Et hiljemalt siis 28. augustil peaksid need teie kogumikud avalikud olema. Üks lisa palve veel, et kuna teil neid kogumikke ühe 35-tunnise kursuse kohta võib tekkida päris mitu, nimelt ühte kogumikku ei saa panna kokku väga mitut nii-öelda rasket õpiobjekti. Rasketeks me nimetame siis selliseid, kus on näiteks video sees või GeoGebra või mingi muu niisugune hästi mahukas multimeedia materjal. Et kui neid on liiga palju ühes kogumikus, siis vanemad arvutid ei suuda neid enam lahti teha ja muutuvad väga aeglaseks ja hakkavad veateateid andma. Et te peate ise katsetama, et kogumik ei läheks liiga mahukaks. Kui läheb mahukaks, siis lihtsalt teete ta 2. Jätate kogumiku ainult 1 või 2 peatükki näiteks ja teised jupid tõstate juba järgmisse kogumikku. Ja selleks, et kogumikust tekiks terviklik üldpilt, me soovitame teha veel nii-öelda katuskogumiku või sisukorra kogumiku, millel on siis sama pealkiri kui sellel 35-tunnisel kursusel. Näiteks riiklikus õppekavas on kitsa matemaatika 4. kursus pealkirjaga tõenäosus ja statistika. Siis ma tekitan siia uue kogumiku pealkirjaga tõenäosus ja statistika, lisan siia kõik täpselt need samad metaandmed ja siis teen esimese peatüki, mille nimi on sisukord ja siia lihtsalt lisan lingid nendele konkreetsetele kogumikele. Näiteks esimene kogumik mul oli tõenäosus põhimõisted, ma lähen siia selle esimese kogumiku juurde, kopeerin selle kogumiku aadressi, nüüd lähen sellesse sisukorra kogumikku, tõenäosus statistika, klõpsates siin 3 punktil, ma saan muuta seda kogumikku, kirjutan siia sisukorda punkt 1, tõenäosus põhimõisted, valin selle teksti välja ja nüüd siit selle lingi ikoonil klõpsates ma saan sisestada selle kopeeritud lingi, mis viib siis selle esimese kogumiku juurde. Täpselt samamoodi teise kogumikuga, 3. ja nii edasi. See tähendab, et selle sisukorra kogumiku te saate alles siis teha, kui kõik need osakogumikud, need teemakogumikud on teil valmis ja loodetavasti ka avalikustatud. Lisaks sellele sisukorrale võite siia kogumiku, sellele kursuse kogumiku veel lisada ka oma kursuse kirjelduse eesti keeles, mida valdkonna juht teil ilmselt juba palus teha mingisugusel hetkel. Ja hiljem tõlgitakse need siis vene ja inglise keelde, need saab siia siis eraldi peatükkidena panna. Nii et tegelikult siis lõpuks me esitame Haridusministeeriumile 31. augustil need kursuse tasandi kogumikud, nende lingid. Ja need lähevad siis retsenseerimisele.
Nii, lisaks siis nendele asjadele, mis me nüüd läbi käisime ja mis kõik on kirjas ka minu slaidides, kogumiku struktuur, kogumiku sees oleva peatüki ülesehitus, tuleks teil ette valmistada ka oma väike jupikene oma nende kogumike kohta õpetaja juhendmaterjali. Õpetaja sellise aineraamatu me koostame ainevaldkonna tasandil, aga selles on siis alampeatükid iga 35-tunnise kursuse kohta, et kus teie siis jagate oma nõu, ütlete kõigepealt, et millistest kogumikest koosneb näiteks kursus, tõenäosus ja statistika, milline on nende kogumike struktuur ja üldkirjeldus ja milliseid metoodilisi soovitusi te siis jagaksite õpetajatele kogumiku kasutamiseks ühest küljest. Ja siis nendele õpetajatele, kes tahavad teie kogumikus teha oma versiooni, muuta seda natukene, siis te võite jagada soovitusi ka, et kuidas seda saaks muuta ja laiendada, et mis teie kui spetsialisti arvates võiks sinna sobida, et näiteks, et seda ülesannet saab GeoGebra asemel teha ka Desmosega, et siis õpetaja võib selle ära asendada. Ja lisaks sellele tuleb siis teil teha ka iga 35-tunnise kursuse kohta 1 või 2 detailsemat sükest tunnikava, nagu näidist, ideaalselt muutunud õpikäsitlusele vastavat tundi iseloomustamaks, et kuidas saab sellist tundi üles ehitada nii, et selles tunnis kasutatakse teie loodud õpiobjekte. Et ma soovitan seda teha siis LePlanneri abil, samas ei tee seda teile kohustuslikuks, aga ma arvan, et LePlanneri abil on seda kõige mugavam teha. Nii et selleks tuleb teil minna siis leplanner.net veebilehele, teha sinna endale kasutajakonto, klõpsata lisa uus stsenaarium ja siis saate juba hakata lisama tegevusi. Tegevusi on LePlanneri ajateljel 2 sorti, väljaspool tundi toimuvad tegevused, mis on rohelised ja siis tunnis toimuvad tegevused, mis on sinised ja selle pulga laius näitab selle tegevuse kestust ajateljel. Ja teisalt siis saate näidata kuidas õpilased mingi tegevuse raames tegelevad ise õppematerjali toimetamisega. Näiteks siin see on tunnieelne tegevus, kuna see on ümberpööratud klassiruumi tund, siis need õpilased peavad kodus vaatama 10-minutise video individuaalselt ja nad ainult vaatavad seda, nii et selle tegevuse tase on, õpilase panustamise tase on 0, õpilane lihtsalt vaatab, ta ei ole aktiivne, siis järgmises sammus on 5-minutine tegevus küsimustikule vastamine selle video põhjal ja kuna siin õpilane kirjutab ise vastused ja saadab need ära õpetajale tagasiside saamiseks, siis see pulk näete on kohe palju pikem, see on tase 3 tegevus ja samamoodi siis need tunnitegevused, näiteks kopeeri õpetaja poolt antud ankeetküsimustik ja kustuta sealt mõned küsimused ja lisa omalt poolt mõned juurde, see on juba 5. taseme tegevus ja siin siis õpilased teevad uue ankeetküsimustiku Google Form abil ise 0-st, see tähendab, see on nüüd maksimaalne tegevus, aga ta on individuaalne. Et nende ikoonide järgi näeb ka, et kas on terve klassi tegevus või on individuaalne või väikerühma tegevus nagu siin või paaris tegevus. Nii et kõik need asjad te saate siis LePlanneris ära kirjeldada ja kui me saame sellisel kujul nüüd esitada need tunnikavad, et siis ma arvan, et see on atraktiivsem ja ka retsensendile huvitavam. Nii et loodame, et jõuate need materjalid tehtud siis 28. augustiks, kogumikud ja tunnikavadega oleks ka kena, aga kui te kuidagi ei jõua ikkagi tunnikava augustis nendega, ma arvan, et me saame siin kaubelda lisaaega ka vajadusel.